Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Eetris on rahvuskonservatiivne vestlussaade Vana Toomas. Tere laupäeva hommikust, minu nimi on Mart Kallas, algab saade Vana Toomas, kus räägime, kus poolt Tallinnas tuuled puhuvad. Ja täna räägime, kuidas Greta Thunbergil läks, kes tahtis Hamasile võileipu viia, vaid räägime Mustamäest. Ja räägime, kus poolt Mustamäel tuuled puhuvad. Kandideerin ka ise Mustamäel ja seetõttu on täna minuga stuudios ka teised Mustamäe kandidaadid. Oliver Vilba. Tere. Ja kinnisvarahaldur Ahti Kurm. Tere Ahti. Tere kõigile. Ja saate eest tasub Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja nagu öeldud, siis räägime Mustamäest ja Mustamäe, nagu teada, on tegelikult ju üks selles suhtes uue vanemaid linnaosasid ja kindlasti on siin ka valijaid kõige rohkem, 53 000 oli viimasel 21. aastal ja olgu meelde tuletatud ka siis, et EKRE tegi kohalikel valimistel 21. aastal 3. tulemuse, kus me saime siis 3314 häält. Ja vaatame siis, kuidas seekord läheb. Aga täna räägiks põhimõtteliselt EKRE Mustamäe valimisprogrammist, Mustamäe probleemidest ja nendest lahendustest kindlasti, et ei kritiseeri. Alustaks Ahti sinust, et mis sa näed nagu Mustamäele kõige rohkem parandamist vajavat? Et olen Mustamäega seotud läbi oma töö ja põhiliselt oskan kommenteerida Mustamäe kinnisvara probleeme, muudest kultuurist ja lasteaedast nii väga ei tea. Aga kinnisvaras need probleeme jagub, samuti transport, mis nagu on oluline väga. Ja praegu linnavalitsus on ikkagi teinud väga halba tööd. Noh, ei saa öelda, et see eelmine linnavalitsus nüüd väga palju parem oleks olnud, aga uus on täielik katastroof. Ja ei saada siin hakkama ei lumekoristusega, ei, ma ei tea, siin transport on käest läinud, pidevad ummikud. Aga üks Mustamäel on kogu aeg olnud see majade renoveerimine ja kaasajastamine ja sojustamine, eks ole, need, et sa oled sellega kokku puutunud, et kas liigub kuskile poole see asi või liigu? No liigub ikka, nii palju kui inimesed saavad panustada, ehkki see on raske. Inimese toimetulek on viimasel kõvasti vähenenud. Kortermajade renoveerimiseks jääb üha vähem vahendeid ja selle kaasnevad kõrged küttehinnad ja muud kulud. Majad amortiseeruvad ja selles on vaja midagi ette võtta, et siin on kindlasti vaja linna abi selleks. Oliver, mis sa näed põhiprobleemina Mustamäel? Tervist minu poolt siis ka. Võib-olla liiklus on üks ja parkimine, on nagu teised suuremad probleemid. Ja isiklikult meeldiks ka korrastada natukene sportimisvõimalusi Mustamäel. Et ma olen käinud nüüd läbi põhimõtteliselt kõik jõulinnakud, korvpalliväljakud praktiliselt, et need, mis Mustamäel asuvad? Jah, just need, mis Mustamäel asuvad. Kui ma eksi, siis need on mõlemaid 13 tükki. Päris palju tegelikult, aga tase võiks olla ühtlasem, et paar jõulinnakut on sellist, kus on ainult nagu 3 seadet. Et, aga samas on ka hea näide, seal Kaja keskuse taga on suur spordiväljak, et seda võiks tegelikult eeskujuks võtta, eriti korvpalli puhul, et ma ei saa aru, et miks see on üldine probleem, et miks ei ole vedrustusega neid rõngaid nagu väljakutel, et kõik, kes mängivad korvpalli, teavad, et kui on selline jäik rõngas, siis see pall põrkab sealt, ei tea kuhu. Aga ja siis ja nii edasi, et mingis mõttes on, isegi tuleb tunnustada, et midagi on tehtud, aga detailidesse võiks rohkem keskenduda, et näiteks Männipargis on üks see ratastooliga kiik, mis ei tööta, sellepärast, et kiik oli pandud ja siis ilmselt see pinnas oli nagu hiljem pandud ja siis pinnas oli tõusnud
ja siis Kiik enam ei läinud sealt alt nagu maast läbi. Et esiteks see planeeriti valesti ja nüüd viimane linnavalitsus pole ka seda ka korda teinud, et no me võiks teha selliseid asju vabalt. Linnaosa valitsus me tahaks põhimõtteliselt eraldi rääkida, et teatavasti Mustamäel valitseb Isamaaline linnaosa valitsus ja kui Isamaa lubab siin muudatusi ja uuemat mingisugust, ma ei mäletagi, mis nende sloogan on siin Tallinnas, aga siis iseenesest nad tõid linnaosa vanema, tõid Lüganuselt, volikogu esimees oli noor tütarlaps ja põrus seal Lüganusel läbi ja on ka Mustamäel läbi põrunud, et ma olen natuke jälginud ta tegemisi, et ega siin suurt muutunud ei ole, mis oli eelmine linnaosa vanem, käis siin, organiseeris välikööke ja välikontoreid, jagas maksumaksja suppi ja ise õilmitses seal ja uus on täpselt samasugune, lihtsalt telgivärv on vahetunud nüüd Isamaa värvidesse värvikoodiga ja Männi pargis toimub, olen täheldanud, et äkki viimase 2 kuu jooksul on läbi käinud siis niinimetatud tasuta kontserditega kõik Eesti tippartistid siin alates Liis Lemsaludest ja Ott Leplandidest ja kõik, kes tahavad. Ja teades nende autoritasusid ja esinemistasusid, siis ütleme niimoodi, et ega suurt muuks asjaks raha ei jäägi ja alati enne kontserti on siis lugupeetud linnaosa vanem alati mingi sissejuhatava valimiskõnega esinenud seal ja ütleme niimoodi, et Isamaa ausast ja läbipaistvast valitsemist ei ole küll absoluutselt mitte mingisugust jälgegi ja kindlasti minu poolt üleskutse, et ärge uskuge neid. Aga Mustamäel on ka viimasel kuul tekkinud väga huvitav asi meil siin üliõpilaste, sinna TalTechi vastu. Te olete kindlasti näinud, ei ole? On meil kuju püsti pandud sinna? Veel ei ole, aga kindlasti lähen vaatama. Käisin isiklikult vaatamas, seal pole aedu. Öövarjus pandi, Hadma kandi kuju pandi üles seal. Täiesti sobimatu. Mina ei mõista seda loogikat, kust tuli kellelgi mõte panna allkiri paberile, et tulgu siia Hadma kandi kuju. Mis seob teda Mustamäega, mis seob teda mändidega isegi. Ja pandi öövarjus, pandi üles, ta oli 4 aastat oli Välisministeeriumi keldris seisis. India riik kinkis Eesti Vabariigile ja siis tollane isamaalane Välisministeeriumi, kas ta oli kantsler või oli nõunik lihtsalt Reinsalul, et tema siis võttis selle vastu ja tema selgitus oli see, et India poistel on vähemalt oma mehe juurest lõbus ülikooli õppima minna, et oma poiss on siin postamendil ees. Ja Keskerakondlik linnavalitsus ja sotsidega linnavalitsus, need panid siis postamendi püsti, mis maksis maksumaksjale 130,000. Arusaamatu. Aga no ta oleks võinud vähemalt mainida siis päris ajaloost, et Mahatma Gandhi võitles India vabaduse eest, võib-olla see kirge seos on. Aga mis see meist see tegelikult puutub ju? No see hind on jah põhjendamatu. Ei üldse, et Mahatma peaks siin olema. No kui India riik kinkis, siis see on mingi stamp täpselt nagu Nõukogude Liidus kingiti igale rajoonile, kes said tööpunalipu, siis said kipsist Lenini kuju. Ja see on täpselt sama, see on nagu pehme mõjutustegevus ja ma ei tea, see ei sobi absoluutselt sinna ja ma kardan, et maha võtta saab olema natukene väiksed protestid saavad olla, aga ma kujutan ette, et ma tahaks õudselt seda maha võtta, millegi pärast mulle ei meeldi see absoluutselt. Poliitiliselt ka natukene minu mõnest, võib-olla ma eksin, aga India hoiab sinna Venemaa poole praegust nagu sõbraliku joont, et ei ole vist nagu... Just 2 päeva enne seda sai, mis ta on see India peaminister? Moodi, jah. Moodi sai just Putini kokku surusid kätte kallistasid, et mingit probleemi ei ole, aga samas, eks ole, kui mingi riik kingib oma mingisuguse ajaloolise isiku kuju Eestile, kas peab põhimõtteliselt linnaruumi üles panema? Näiteks võib-olla Iraani, varsti saame mingi võib-olla, või keegi saadab seal mingi mulla kuju meile siia, kas me oleme kohustatud nagu üles panema kõik need asjad, kõik linnaruumi või? No kus on need Lenini postamendid ja kujud, et võib-olla sinna kõrvale kuskil tekitada mingi park selline kohe. No see park on olemas iseenesest pürital. Ja juurde sinna lihtsalt need. No jah, see on meie ajalugu iseenesest tegelikult, aga ütleme Mahatmaga meil ei ole ajalugu ega ei ole tulevikku, ega võib tulevikku, kes seda teab, ega siin kõik liberaalne front ju tegeleb kõik sellega, et siin need inimesi sisse tuua ja ega hindude osakaal kasvab ja
ja olen kuulnud, et isegi hindud näiteks on Londonist kolinud siia või ütleme Inglise väikelinnadest sealt ka, et seal müüvad oma kinnisvara maha ja saavad siit üsna normaalse ja siin on terved suguvõsad tulnud kohale tegelikult, et hindude arv meil kasvab kogu aeg, et võib-olla tõesti olid isamaalased nii ettenägelikud, et panid selle kuju püsti, noh, see on täpselt sama, et kui meile mustanahalised siia tulevad, et kliima soojenemine peaks järgi tulema, et kõigepealt tulevad tumedad mehed ja siis tulevad. Aga seda, selle ei ole Mustamäe mitte kõige põhilisem teema. Kindlasti on Mustamäel, eks ole, ja kui me rääkisime elamufond ja elamufondi vanasus, eks ole, rahvastiku vanadus, tegelikult on päris palju on praegu Mustamäe korterite põhiprobleem, korteriühistute probleem on ju selles, et vanad inimesed kas on juba lahkunud siit ilmast ja jätnud noortele korteri ja noored ei taha sinna Mustamäele kolida ja seetõttu antakse väga palju korterid, antakse rendile, eks ole, üürile. Ja siis üürnikud on põhimõtteliselt peavalu nagu tegelikult ju elanikele. Jah, see on iga aastaga süveneb see probleem, et praktiliselt üle poole korteritest on tavalises Mustamäe majas juba välja üüritud. Omanikul puudub igasugune side selle konkreetse majaga. Ei kontrollita, kes elavad seal korteris, kuidas nad käituvad ja pahatihti ka tekivad probleemid. Ei oska käituda lihtsalt inimesed ja siis peame meie lahendama neid. Jaa, aga selge. Ja rõdudega tegeletakse või? No rõdudega... Rääkisid enne saadet siin, et rõdudelt kukub tükk alla ja on ohtlikud juba elu. Jaa, see on... korteriomanikele. Võib-olla ei ole, nagu see probleem ei ole nii tähelepanu veel leidnud, aga Mustamäe majad on ju 50-60 aastat vanad ja nad ei ole mõeldud ju nii kaua üldse eksisteerima. Nende ehitamise eluiga planeeriti alguses, ma arvan, 30-40 aastat. Nad on juba ületanud selle kahekordselt. Ja noh, ega see nõukogudeaegne ehitusmaterjal ju ei olnud teab mis kvaliteetne. Ja ongi täna seis, et rõdud lihtsalt jupi kaupa, tükid tulevad küljest ära, varsti kokku terve rõdu küljest ära siin ja seal, kus on vähem nagu teda renoveeritud. Ja fakt on see, et see on jube kallis renoveerimine ja ükski kortermaja ei saa sellega kohe nagu üksi hästi hakkama, ikkagi on vaja siin linnapoolset abi. No linnal on iseenesest mingid programmid on olemas, aga need puudutavad, seal on nii piiratud programmid, minu meelest oli seal kogu aasta peale anti seal äkki 2 miljonit kogu Mustamäe peale, et sellest ei jätku mitte kuskile, ja seal pead kirjutama ka projekti ja sul peab olema tegelikult üldkoosoleku otsus, eks ole, enamuse otsus, ja kui sul on rentnikud majas ja pärijad on, ei tea sest majast mitte midagi, nad ei ole absoluutselt huvitatud, et mingisugused üüriarved veel tõuseksid peale seda, et siis tekibki kinnisaba lahti situatsioon, et jah, see on Mustamäe probleem ja kindlasti siin midagi tuleks mõelda. Ilmselt raha oleks sellepärast, et kui me võtame roheprogrammid, siis ka renoveerimine oleks roheprogramm tegelikult, eriti just energia mõttes ja ma isiklikult arvan, et Eesti riik ja ka Tallinn siis peakski just keskenduma selles rohe teemas nagu palju rohkem just renoveerimisele, et noh. No roheraha on palju. Teoorias seda võib kasutada, kui me räägime nüüd, ma ei tea, Putukaväilast, eks ole. Ei no trammiteedest, eks ole, kus võetakse põhimõtteliselt pimesi, võetakse tegelikult raha vastu, Euroopast tulevad roheraha, eks ole, ja samas. No et nende Euroopa rahadega on alati detailid, et omad tingimused. Kindlasti seal nagu mõeldakse välja, mille peale saab kasutada, mille peale ei saa, aga igatahes maksimaalselt võiks küll majade peale nagu investeerida, et see on midagi kasulikumat. Jaa, aga käime korra reklaamipausile, siis räägime täpsemalt juba sellele, et mis akadeemia teel toimus ja nii edasi. Saade Vana Toomas koos põnevate teemade ja huvitavate inimestega on eetris Põhja-Eesti Tre Raadios igal laupäeval kell 10 hommikul. Nii, oleme reklaamipausilt tagasi ja endiselt räägime Mustamäest ja meil on täna stuudios siis 3 Mustamäe kandidaati. Mina Mart Kallas, Oliver Vilba ja Ahti Kurm.
ja räägime siis majade renoveerimisest ja kus need raha võtta, et Tallinnal oli siin mitmed aastad tagasi isegi saadi mingisugused Euroopa rahad, et kirjutada projekt valmis, kus siis renoveeritakse kogu linnaruum ühes osas. Mustamäel, see on Akadeemia tee siis, kas ta oli 4, 6 ja 12 või? Ja kes suvel mäletab siis, kus autoga on sõitnud seal, siis seal pandi mingisugused suured lillepotid, pandi ette, pandi need teeotsad kinni, kõik, mis sinna sisse läksid. Ja ma käisin siin esitlusel ka mingi äkki võib-olla juba 6 aega tagasi. Ja ütleme niimoodi, et ega ei ole need inimesed, kelle juurde seda projekti ehitatakse ja ega ka naabermajade elanikud seal, see kõrge 12-korruseline või 16-korruseline maja, mis seal kõrval on, eks ole, nemad ei olnud rahul, et nemad ei ole projekti kaasatud üldse, et neid see mõjutab täpselt samamoodi, kui need tänavad kinni pannakse ja esiteks kaovad parkimiskohad seal ära, siis tehakse mingisugused õuealad seal, nõupidamiste, mingid varjualused ja seal oli seda, ütleme, ideede plahvatust oli näha ikka päris paksult kohe niimoodi, mis mõeldud see tehtud, see paberile ja teeotsad lähevad kinni ja muidugi inimestel tekkis küsimus, et kui tekib mingisugune tulekahju või kiirabigi, eks ole, mis on kindlasti tõenäolisem, et kiirabi vajadus tekib ja et kuida nad siis ringi keeravad ja kuidas nad siis põhimõtteliselt seal üldse saavad sõita. Väideti, et saab ringi sõita sealt ümber terve kvartali, et sa tuled sealt kuskilt elamuste spa juures, tuled sisse ja siis tekkis inimestel küsimus, aga kui prügiauto vahepeal samal ajal seal sõidab, et tema sõidab kogu aeg niimoodi, et ta paneb tee kinni ja täiesti läbimõtlematu teema, aga raha selleks on ja raha tuleb kindlasti selle kaudu hankida, et ma usun, et ja saab mõistlikud ideed teha, see on nagu Eesti riigi piiriga, et EKRE lahendas probleemi, aga pärast tekitati uus probleem. Ja, see on uskumatu, et seal inimestega ei konsulteeritud. Ise küll ei oleks rahul olnud, aga jah, selliseid projekte tundub on ja ilmselt palju. Nii et kui rääkida Tallinna eelarvest, siis tõenäoliselt on kust kokku hoida ja suunata mõistlikematele projektidele. Seda raha on hästi palju ja kindlasti tuleks sinna sisse vaadata, ütleme niimoodi, et ma näen nagu fassaadi praegu hetkel, et ma ei ole sisse näinud, ega kui need projektid ja tingimused on, aga ma olen täiesti kindel, et need asjad on kõik võimalikud, aga lihtsalt linna juhitakse praegu käpardlikult ja oskamatud inimesed juhivad teda, kes ei tea asja ega ei viitsi mitte midagi teha, nad katsuvad kuidagi lihtsamini läbi saada ja nii edasi. Aga võtame järgmise teema, mis Mustamäel on täpselt samuti. Mustamäel ei ole muidugi erilisi tänavakitsendusi tehtud, et põhitrassid on ikka põhitrassid aga juba mõttes mõlgub neil siin midagi, Sõpakale siin tramm teha ja jalgrattateed võiks saada ära võtta ja Lauri Laatski käis mingis debatis välja, et tahaks näiteks kõikidel põhitrassidel tahaks ühe raja teha bussirajaks, et siis autod suunata ainult ühele sõiduteele, ma ei tea, mina näen igal hommikul näen ummikuid ja õhtul ka ummikuid, et kus need autod siis panna, et nüüd. Tallinnas peab liiklust ikkagi süstemaatiliselt arendama, et siin tehakse niimoodi pisteliselt, et teeme siin ühte seal teist, et ei saa niimoodi. Et võtame näiteks jalgrattateed, mida teoorias või kaardi peal meil on päris palju, aga need autoteed enamjaolt ei ole planeeritud selleks, et seal oleks ka ühtlasi kas tee peal või kõrval kuskil jalgrattatee, et olen siin noortega rääkinud, et mitte nüüd küll paljudega, aga mõnedega siiski, et nemad näiteks ei julge linnas sõita rattaga, mis siis, et on olemas need värvitud teed, et ei ole turvaline lihtsalt. Selle julgeks isegi sõita ausalt öelda ja tegelikult peaksidki rattateed olema, et ma ei ole kindlasti EKRE rattateede vastu, aga need rattateed peaksid olema siiski eraldiseisvad ja nende jaoks peaks olema tegelikult omaette täielik kontseptsioon ja projekt, eks ole, et nad oleks ühildatud, et nad ei pea kindlasti liikuma ka sõiduteedega paralleelselt. Sa saad teha teda ju kas täiesti oma vaatad kaardi peale kas või oma projekti peale ja sa näed, sa saad seda teha ju nii, kuidas nagu hea oleks, nii ratturile ja samas autojuhile ka täpselt samuti, et autojuhil on tegelikult suur oht alati, et kuskilt ta tuiskab välja see rattur, tegelikult hästi paljud ratturid ei täida liikluse eeskirju ja ma ütleks, et tähtis on see, et kui nüüd uus linnavalitsus alustab, et nagu selgitatakse välja, kuhu me tahame jõuda,
a la 10-15 aasta pärast, kus me tahame olla rattateede, autoteede ja kõige osas, et sellist visiooni hetkel ei ole ja tõenäoliselt no sellega tähendab tegeleb praegu linnapea arhitekt, kes tegelikult alustas just, nad esitasid meile volikogule Põhja-Tallinna üldplaneeringu, aga nad tahavad teha nüüd, ma arvan, et nad arvasid ise, et võib-olla läheb 2 aastat, et teevad kogu Tallinna üldplaneeringu siis ja no arhitekt teeb, aga nagu linnapeal, aselinnapeadel või poliitikutel, inimestel peaks ka mingi arusaam olema, et mida teeme üldse, et see ei saa olla ühe inimese taga. Kõik kasutatakse tänane ideoloogiline linnavalitsus teeb asjad ise ära enne ja siis hakkab nagu neid parajaks nagu sobivaks nagu rääkima, et kellelgi oleks nagu seda vaja või mis iganes, mingi Liivala ja trammitee, no ei tea ühtegi inimest, kellele seda nagu vaja oleks, mina pole veel näinud. Aga linnavalitsusel on vaja. No vot, Liivala ja trammitee on selles suhtes huvitav, see küll ei kuulu Mustamäe alla, aga tegelikult ma mõtlesin seda, et kui me võtame visuaalse pildi nüüd, eks ole, Narva maanteed läheb tramm ja siis Liivala ja tramm hakkab tegelikult selle Jõe tänavalt, ta keerab siis sealt Narva maanteed ära. Üks tramm paneb otse Pärnu maanteele kosmose juurde ja teine tuleb siis samasugune tramm tuleb siis mööda Liivalaiat ja saavad siis põhimõtteliselt kosmose juures kokku mõlemad. Ja mis nagu selle mõte on? Ma ei näe nagu mingisugust loogilist mõtet, lihtsalt rohkem seda, et trammi jaoks tuleb Euroopast raha, neil on iseenesest dokumendi põhjad on valmis, nad vahetavad kuupäevad ära ja saavad jälle projektile raha kohe sinna taha, et teeme mingid rohepööred. Tundub, et see pikem eesmärk ongi kõik autotranspordi likvideerimine, võimalikult ruineerimine ja muud polegi. Kuskilt on ideoloogiline käsk tulnud, me peame tegema seda ja siis hambad ristis tehakse seda, mõeldakse välja siin neid rammiteesid, kui ma ei tea, mingid putukaväilasid või rattateid, peaasi, et autod saaks nagu likvideerida linnast, aga see ei ole reaalne. Mismoodi te ju kujutate ette nagu elu linnas ilma autota, et kuidas nagu tuleb kaup poodi, ehitusmaterjal objekti peale, vanad inimesed, lapsed külla, nad ei tule ju no kas või vanainimene laste juurde viia, eks ole, näiteks niimoodi ka, aga siis nad ei lähe bussiga trammi peale. Ja no ei no. Lisaks seda, et trammil ja trammil on vahe. Ja. Et Tallinnas paraku tramm liigub väga aeglaselt, et ei ole tal neid eesõiguseid ega midagi. Ja seda projekti konkreetselt, mis Liivala ajal praegu tahetakse teha, mina isiklikult ei poolda kindlasti mitte, et minu nägemus on üldsegi see, et meil peaks olema nagu korralik mingi, kas kiirtramm, pool metroo ja kui midagi sinna piirkonda üldse tuleks, siis ta peaks maa all olema. Või siis õhku, eks ole. Noh, jah. Mitte igatahes nagu selle pinna just, peal. Just, ta võtab linnaruumi veel rohkem ära, eks ole. Ja noh, tuletame siiski meelde, et Tallinna annab Eesti SKP-st annab siis sisemajandus kogu produktist annab 50% ja ajalooliselt ongi inimesed linna kogunenud selleks, linnakeskus, linnad tekkisid tegelikult turgude ümber ju, kus käis kauplemine. Äri käis, eks ole, ja põhimõtteliselt siis ikka hakatigi kolima sinna samma, kus saab kaubelda, kus on sul müüjad ja ostjad ja niimoodi käibki ja Tallinn on pealinn ja ta on tegelikult majandus- ja ärikeskus, eks ole. Ja siit sa ei saa teha mingisugust elu loomulik areng, et seda ei saa nagu juhtida mingid ideoloogiliste hüüdlausetega, et täna teeme ühte, täna teeme trammi, homme teeme putukaväila, mis iganes, noh. See on kapitalism. Ja, et tegelikult nagu Mustamäelgi ei saa lahendada tänavate kitsamaks tegemistega seda autostamise probleemi. Et pigem nagu tuleks nagu liiklust viia, no ikkagi võtame kas või Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee, Tammsaare tee, Mustamäe tee piirkond, see tuleks lahendada teistmoodi. Maal eritasandilised ristmikud, ümbersõidud, ma ei tea. No esimene asi, mis kõige lihtsam ja kõige odavamalt saaks teha, et tuleb voorid panna ilusti rohelise tsüklisse nii Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Mustamäe teel, Vilde teel. Ma sõidan praktiliselt iga päev seal ja täiesti jookseb kokku punasega kogu aeg. Kui sa sõidad ilusti reelite päraselt 50 kilomeetrit tunnis ja sa sõidad lihtsalt punasest, absoluutselt kõikidel põhitrassidel ja see takistab ka liiklust. Siin üks soomlane tegi Õhtulehes, tegi isegi video sellest, kui ta Tammsaare teelt hakkas tulema sealt
Kadaka ristist hakkas tulema kuni siis praktiliselt sinna raudtee üles või ütleme Pärnu maanteeni välja ja kogu aeg on ees sul punased ja seal autod seisavad lihtsalt ööpäev läbi, see tegelikult on kogu aeg on ummiks. Ja kus kohas siin on rohepööre, kui autod seisavad, tossavad, see on ju kohutav katastroof loodusele, et millest me räägime siin? Ei, no see on kõik ju, kui autod ja närvid ja kõik, kui nad tahavad siin luua sõbralikku linna keskkonda, eks ole, kus siis põhimõtteliselt on kõik sõbrad. Siin sotsid on ju mingi loosung, et mitte Minsk, vaid Kopenhaagen, eks ole. No, Kopenhaagenis, kes on käinud, eks ole, Kopenhaagenis näeme, et on tegelikult linnas käib nagu sõnadeta suhtlus ka jalgratturite ja autojuhtide vahel, vastastikune lugupidamine ja loetakse nagu silmadelt, mitte huultelt, et kas sa nägid mind, kas ma annan teed sulle või ja nii edasi, eks ole, et see on... No ja seal on ka terviklikult planeeritud kõik. Just, ja ütleks veel, et Tallinn peaks olema kõvasti ambitsioonikam kui see Liivalla ja trammi projekt, et ikkagi räägime tunnelitest. Tunnelid ja veduktid on see, mis lahendab. No, me oleme siin eelnevad saates ka rääkinud, et tegelikult on, et kui me vaatame kas Stockholmi, eks ole, siis põhimõtteliselt on ju kõik linnaosad on ühendatud selliste kiirteedega või veduktide või tunnelitega, et sa saad ühest linnaosast teiseks, sa saad kiiruga. Meil tahetakse siin iseenesest teha veel mingisugust peatänavat, eks ole, mis tegelikult allab täiesti kesklinna. Siin on räägitud ju mingist väilast, eks ole, väiksest väilast või mis ta iganes, väiksest ringteest, eks ole, pidi kuskilt lennujaama alt tulema ja ühendama siis nagu mingeid probleeme, aga noh, see on kõik ainult üks pisik kivikene selles. Tegelikult oleks pidanud ammu alustama ja kogu see, ütleme, see pikaajaline perspektiiv ja strateegia oleks pidanud juba valmis olema, mida me teeme. Ütleme niimoodi piltlikult, et võtame kas või igal aastal ühe labidatäie, kaevame üles ja oleks ta valmis juba olnud. Linn on välja öelnud, et linna jaoks nagu auto on niivõrd paha asi, et seda ei tohi nagu mitte kuidagi linna lubada ja kogu see nende ideoloogia nagu igapäevas nad töötavad selle nimel, et siin midagi ei saa nagu paremaks muutuda selle valitsuse, linnavalitsusega. Selleks ongi, et ainuke lootus ongi EKRE, kes nagu tõesti nagu tahab asja lahendada. Ja ma tuletan meelde, et EKRE on alati öelnud, vähemalt Tallinnas, et nii autod, rattad kui jalakäijad peavad väga hästi kõik saama liigelda, et ei saa eelistada üht teisele mingis... Noh, see ongi just probleem, et tegelikult võetakse autot, võetakse ruumi ära, oleks, et nad rajaksid uusi teid, eks ole, jalgratturitel, aga midagi. Ja sama on ka kõnniteedega, seda on valimistesse räägitud, siin just Nõmme ja Mustamäe piiril on tegelikult ju palju piirkondi, kus üldse absoluutselt kõnniteid ei ole. Isamaal lubab kõik lumest ära koristada linnaraha eest, aga noh, kui kõnniteid ei ole, siin kui lubati Põhja-Tallinnas isegi nüüd selle uue linnavalitsusega ära koristada, ma vaatasin, mingi popkätt lasi laaduriga, kõik tänavakivid lendasid seal põhimõtteliselt lammutas rohkem, kui see asi väärt oli, aga noh. No kui see näitab, kui linna juhtimisega tegelevad mitteprofessionaalid, kes nagu on lihtsalt partei töötajad ja arvavadki on saanud endale mõnusa sooja koha. Ja tegelikult selleks on vaja ikkagi natukene kogemusi ja arusaamist, millega sa tegeled. Ja toon näite praegu siin Mustamäel lumi. See on varsti tulemas. Ja mis on nüüd siin viimased aastad olnud, et lumi sajab maha 30 sentimeetrit, siis tuleb linnaosa valitsuses graafik, mille alusel me hakkame lund koristama või mille alusel sõidab lumesahk läbi kuskilt läbi linna seal, ütleme, puhastab ühistute eest teid. Ja see graafik on mingi 3-4 päeva, lausa 5 päeva on jagatud ära see Mustamägi 5 päevale. No, lumi tuleb koristada tundidega, mitte 5 päeva jooksul. Et see on nagu elementaarne, et see lumi sõidetakse kinni, jääks juba paari tunniga, ta ei jää, seda ei ole võimalik koristada. Ja selle 5. päeval ei ole sinna mõtet enam sõita, seda lund ei ole seal. Selge, aga teeme reklaamipausi, räägime eakorrast ja loodusest. Saade Vana Toomas koos põnevate teemade ja huvitavate inimestega on eetris Põhja-Eesti Treeraadios igal laupäeval kell 10 hommikul. Nii, oleme reklaamipausid tagasi. Minu nimi on Mart Kallas ja räägime täna Mustamäest ja minuga on stuudios ka Mustamäest kandideerijad Oliver Vilba ja Ahti Kurm. Ja räägime siis heakorrast ja heakorrast loomulikult ka selles suhtes, et tegelikult on parkimisega väga suured probleemid, nagu kõikides magalarejoonides, ka Mustamäel. Ja noh, siin on lisaprobleem tekkinud veel sellega, et on rendiautosid palju tulnud ja rendiautod võtavad elanikelt, võtavad parkimiskohti veel vähemaks
ja jäetakse lihtsalt need rendiautod täiesti suvalisse kohta ja on olnud mulgi juhus, et mind on täiesti rendiauto kinni parkinud ja siis on rendifirmal, kas on üks rendifirma, kes on hea lahke, kes kohe on põhimõtteliselt ühendus olemas, saad helistada talle ja ta saab sul autoukse lahti ja küsib, et kas sa saad ära liigutada selle, et on olnud sellist, aga teise firmaga, kes on väidetavalt Eesti parteide sponsorid siin, siis nendega on väga keeruline suhelda, ütles, et nüüd klienditeenindus puudub ja öeldakse, et 2 tunni pärast tuleb ja põhimõtteliselt sa võidki jääda istuma ja ootama seal. Aga sel juhul peaks olema ju meil olemas selline tore organisatsioon nagu munitsipaalpolitsei. No munitsipaalpolitsei ütlen selle juurde veel kiiresti lisaks, et näiteks meie majarus, kus mina elan, on niimoodi, et osad pargivad oma autod, elanikud pargivad oma autod niimoodi, et kalasaba moodi või viltu niimoodi, aga ütleme, esimene ratas läheb haljasalale. Seda haljasala ammu juba ei ole, seal on põhimõtteliselt, aga üle äärekivi ikkagi. Ütleme, teoreetiliselt on nagu trahvivärk. Aga siis, kui rendiauto on parkinud, siis teda ei puutu, tema peale, tema ei puutu asjasse. Aga räägime siis meie lahendustest nendele probleemidele. Just. Et meil on programmis parkimismajad ja rendiautode kogumispunktid. Et räägime parkimismajadest. Meie plaan siis oleks see, et on, ütleme, Mustamäe peal ära hajutatud mõned parkimismajad, kuhu siis registreeritud elanikud saaksid ilmselt väga madala hinna eest ühe parkimiskoha. Rendiautodest siis peavad olema kogumispunktid, et kui nad niimoodi suvaliselt pargivad, siis ilmselgelt tekivad probleemid ja need tuleb ära lahendada. Ja kindlasti tuleb nüüd panna linnale maksma, sest need on ju siin enamuses on Läti ja Leedu autod, et need ei maksa ühtegi senti linnale, aga samas kasutavad linnaruumi ja kõik nii edasi. Ja linnal peaks mingi leping olema nende firmadega, et on kohad, kus nad võivad olla ja siis sellest ka maksavad teatud tasu. Või tehku kaubanduskeskustega otselepingud, et ei ole üldse probleemi, et jätavad sinna kaubanduskeskuse joovi peale. Nii, aga jätka. Konteiner parkimismajadega. No ma ei tea, kas see oleks konteiner parkimismajadega, seda tuleb arutada välja, et mis optimaalne on. On õige nimi. See on tehniline detail, et aga no me oleme mõelnud seda ikkagi niimoodi, et auto läheb sisse, siis põhimõtteliselt lift viib ta üles, kõik on... No see on kindlasti kallis variant, et... See on nagu siis selline karussellsüsteem, et sinna ühte sellise karusselli mahub sinna kuni, ma ei tea, 10 autot, üksteise peal kõrgus seal 5-6 meetrit. No ta jah, võtab vähem ruumi kui tavaparkimine, aga eks ta maksab veel rohkem selle võrra, et ikkagi 1000 eurosid on selle ühe parkimiskoha hind nagu ja kuidas seda nagu tehniliselt lahendada, ei ole veel väga palju neid lahendusi näinud. Kui näen, siis oskan nagu paremini. No ma ütleks, see optimaalne suurus ja kõik on veel vaja välja arutada, et ei tohi olla elanikust liiga kaugel esiteks ja ei tohi olla liiga suured, samas liiga väike ka ei sobi, et no palju see maa võiks olla, palju inimene autojuht viitsib käia nüüd koju, ütleme, et ta autos, et hakkab parklas käima, et ta ei hakka toppima. 7 minutit. 7 minutit. Kindlasti peaks ta pood ka tee peal olema. Nojah, ega neid saab, lahendusi maailmas on hästi palju ja on lihtsamaid lahendusi, kui maad on ja kui maad ei ole, siis tuleb vähe keerulisemad lahendused leida, et kindlasti see on asi, millega peab mõtlema ja peab hakkama tegelema ka, sellepärast, et see on, nagu ma korra ütlesin juba, et see on käinud valimistesse ja kõik lubavad parkimisprobleeme lahendada, aga mitte kuskil see ei liigu ja üha hullemaks läheb tegelikult. On kuulda olnud sellist infot, et linnas küpseb plaan korteriühistute ees olevad linnamaad muuta tasuliseks, et linn hakkab siis seal parkivate autode käes nagu raha küsima. Et seda nagu ilmselt enne valimisi pole välja niimoodi suurelt öeldud, aga eks siis peale valimisi ole kuulda, kui selline valitsus jätkab. No jah, ta võib-olla kuigi palju isegi tegelikult korrastaks, aga oleme summast. Muidugi meil on siin makse pandud igasugused peale, et ma ei tea, seda sinna peab sisse vaatama igal juhul. No selles mõttes, et kui nagu linn esitab ühistule arve, et teie ees on selline, ma ei tea, 2000 hektarit maad näiteks, et makske nüüd selle pealt linnale mingi summa, aga kuidas ühistu nagu siis seda nagu reguleerima hakkab, et kes seal siis parkida võib, kuidas sealt see raha kokku orjata, ei saa ju ühistule lihtsalt ehitada arvet, et makske nüüd selle maatüki eest
see peab nagu mõtlema läbi selle asja, et kuidas see töötab reaalselt. noh, see on linnamaa ja ma eeldan, et siis põhimõtteliselt linn peaks tegema mingisugused parkimiskohad ka sinna ja siis väljastama vastavad load ja No siin kelle luba on, see saab ja. Oli ju palju aastaid selline huvitav lahendus, nagu linn andis maad 15 aastaks lepinguga tasuta kasutamiseks ühistule parklate ja muude vajalike platside rajamiseks. Aga see on siis prügimajad ja... Pigem see on nagu parkla ikkagi, parkimiskohtadeks, aga see programm lõpetati ära, esialgu on seda pikendatud siin ühe aasta kaupa, aga tõenäoliselt tahetakse see lõpetada. Aga räägime teistel teemadel ka, et meil on programmis näiteks istepinkide prügikastide lisamine, lisaks veel avalikud tualettide paigaldamine ja ka igihaljaste okaspuude istutamine. No põhimõte on selles, et keskkond või ümbrus oleks ilusam ja võib-olla kõik inimesed võiks mõelda ka seda, et mis on need lahendused, mis tõstavad kinnisvara hinda. Et näiteks see akadeemia tee roheprojekt ilmselt võib just vastupidist efekti anda, et see on just hea näide negatiivsest projektist. No seal peab kõvasti ümber tegema ja seda ma, olles ise näinud projekti, siis ma ütlen, et minule absoluutselt küll ja kõlba ja majaelanikele täpselt samamoodi, aga ainukese, kelle see meeldis, oli need, kes selle välja mõtlesid. Aga võtta renoveerimine, parkimine, haljastus, kõik nende teede korrastamine, kus pargitakse, siis see oleks selline kompleksne... Rohelusega ma olen absoluutselt nõus ja tegelikult see okaspuude istutamine nagu uus istutused, mis peaksid olema, et me lehtpuid ei istuta, sest lehtpuud on odavamad, aga okaspuud on kallimad ja linnas kesta, aga no me teame, et Mustamäega on tegelikult väga roheline ja Mustamäel on suur Nõmme Mustamäe maastikuala, Süütiste mets, üliõpilaste tee juures seal mets ja palju metsi on ja on linnapargid, eks ole, nagu Männipark ja siis Lepistikupark. Lepistikupargiga meil oli ka mingisugune idee, eks ole. Lepistikupark on selline pime ja kuidagi on vahepeal tulnud signaale seal, et seal ei julge käia, et turvalisusega on probleeme, et ma olen ise seal ammu käinud, ma ei oska selles suhtes kommenteerida. Aga me teame näiteks, et siin eelmine linnavalitsus, kes oli härra Svet oli, kes siin võtsid ju Nõmme Mustamäe maastikukaitsealal, tahtsid teha suure projekti, et pannud asfalttee läbi Natura ala seal ja võeti maha ligi 800 elujõus mändi ja ma ei tea, ma loodan, et need ajad on läbi, et selline mõtlematu teema võiks jätkuda. See on huvitav, et üle Eesti on puid maha võetud päris palju erinevates linnades ja just inimeste vastuseisust hoolimata, et seda peaks vältida nii palju kui võimalik, vähemalt nüüd suuremas linnaruumis. Et praegune linnas juhtimine on täiesti minu meelest valedel alustel, et ikkagi initsiatiiv peab tulema altpoolt ülesse poole, inimesed peavad ütlema seda, mida nad tahavad, mida nad soovivad ja oma nägemuse, et mitte niimoodi, et kuskil Vabaduse väljakult keegi inimene seal otsustab, et sinna teeme trammitee ja sinna teeme putukaväila või selle teeme kitsamaks. Niimoodi ei saa päris ikkagi. No aga selleks ongi kaasav eelarve ju tegelikult, seda on ju kasutatud ja see on linna eelarves on terve miljon. See ei ole päris ikka see, nagu seal ei ole need küsimused sees, millele vaja vastused. Need on nii absurdsed, et kõik need kaasav eelarve asjad, mis seal tulevad, et osa asju on muidugi head, seal näiteks mingisugused joogipunktid on pandud, eks ole, veevõtukohad, jah. Et kus põhimõtteliselt lemmikloomad saavad juua vett ja siis inimesed saavad ka, et vesi on nagu trassivesi. Ja suvel, talvel loomulikult. Ja siis on mingid jalgrattaremonti puldid või putkad, mis nad iganes on, et need on aga siin on muidugi ka absurdsed asju ja siin on tegelikult osa asju on täpselt selline, et mõned lumehelbekesed on midagi välja nuputanud ja siis on kuidagi see tõstetud niimoodi üles. Siin on mul hetkel ei meenu midagi, aga tähendab, väide on, et sealt teinekord läheb ikka päris lappama. Ja no siin ongi näha, et kui see kaasav eelarve siis nagu nii-öelda plitsitakse natukene igale poole, aga selle läbi mõeldud, et tuleme selle Männipargi juurde tagasi, et
ja kõik need jõulinnakud, et natuke tundub, et on lihtsalt linnuke kirja saadud, aga kuidas see asi teostatud on, see hea mõte nii-öelda, kuidas see teostatud on, seal on jäänud vajaka, et põhimõtteliselt ei arvestata kohalike elanikega või üldse tingimustega, noh see ratastooli kiik on muidugi eriti ekstreemne näide. Ja noh, teistes valdkondades on neid näiteid veel, et no kaasa eelarvega meil oli volikogus oli revisjonikomisjonis oli ka üks töörühm tegeles sellega ja tegelikult kaasava eelarvega on väga suured probleemid. Neil on aruandlus on puudulik, projektid on puudulikud, projektid venivad ja osad jäävad isegi seisma, aga raha on eraldatud ja hästi selline, ütleme kahtlane äri käib seal kuidagi, et ta nagu ei ole päris läbipaistev, kuidas see otsustus ja teostus toimuvad ja noh, teades siin põhimõtteliselt linnavõimu juures on olnud, siis ega seda kasutatakse ära ka seda tühimikku ja juriidilist auku seal. Jah, kahjuks nii on, et siin linn ikkagi võiks nagu vähem nagu reguleerida ja survestada ühistud oskavad ise ka nagu oma peaga mõelda, et ei ole siin vaja ette kirjutada, noh, kas renoveerimisel mingi päiksepaneeli katusele, et sorry, et no see ei tööta siin kliimas, et ikkagi on olemas teisi lahendusi ja andke nagu rohkem sõnaõigust inimestele, ühistutele, organisatsioonidele, ettevõtetele ja kõik saab hästi. No see päiksepaneelide panek katusele, tegelikult seal tuleb põhimõtteliselt kõik ehituskonstruktsioonid üle kontrollida, enne kui sa hakkad nüüd seda virna panema sinna katusele, et nagu ta leitud mäed, et keegi mõtled siis tookord päiksepaneelide peale, et kunagi tuleb mingi rohehull ja hakkavad sinna panema, kas seal on vaja siis põhimõtteliselt katus ära vahetada või siis seinu tugevdada või ma ei kujuta ette, ma ei ole insener, aga loogika ütleb sellest, et need on suhteliselt rasked ikkagi. Jah, detailidesse peab ka süübima. Seda kindlasti. Nii, aga meie saade hakkab lõppema ja annaks siis võib-olla veel lõpukommentaarid, et Oliver, kuidas valimistel vastu läheme? Et täna oleme lepistikus ja peale seda läheme kella 4 läheme lauluväljakule ja meid leiategi põhimõtteliselt EKRE telgi leiate Mustamäe turult ja Lepistiku pargi eest, aga homme siis jah, oleme telgiga väljas. Me oleme ka, jah. Aga minu poolt siis nii palju, et valige kindlasti EKRE, sellepärast, et linnavalitsus on vaja muutust ja meie oleme just need, kes just nimelt keskenduvad detailidele ja ei tee selliseid poolikuid lahendusi ja me tahame ka nagu pikas plaanis Tallinna arengu panna sellisele rööpale, mis sobib kõigile, mitte lihtsalt mõnele sihtgrupile. Pikk plaan on nii ära lörtsitud tegelikult, aga loomulikult. Lõpetame ära igasuguse rohepöörde, sinna juurde kuuluva kiusamise ja raha suunata päris asjadesse, mitte mingisse rattateedesse või kuskile mingitesse, jumal teab millesse. Nii, aga minge kindlasti valima ja valimised on juba mitu päeva? 16 päeva. Sellega on saade lõppenud. Järgmine nädal on siin teine saatejuht, aga jäägu see üllatuseks, kes see tuleb. Aitäh ja nägemist! Te kuulasite rahvuskonservatiivset vestlussaadet Vana Toomas. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.